Nädal läheb kiiresti ja palju jõuab juhtuda. Kui üle maailma on spordiürituste korraldamine tõeliselt raske, siis õnneks Palbino jätsiralli hooaeg läheb täis tuuridel edasi. Me oleme peale turbotroopika päikesepõletust hooaja 4. etapi eel Kooremaal. Tõeline imedemaa, mis näeb välja nii uhke, et isegi Anu Saagim peab sinna sisenema pass näpus ja sussid jalas. Me oleme tänaseks käinud väga erinevatel radadel ja näinud kõige pöörasemaid võidusõite, väga huvitavate lõpplahendustega. Päris kindlasti ei ole Kooremaal algav etapp mingi erand. Kooremaa on kodurajaks loomulikult ei kellegile muule kui Koore jäätisele. Rada on ilus, aga ka väga libe. Samas kiirus on siin oluline ja kaaspõhjas sõitmine on kindlasti ka edu võti. Eraldi start, mis tähendab, et vastast näeb alles kurvis väljudes. Enne finišit ristuvad veel rajad. Nagu aimata võib, siis ühel hetkel 2 autot sinna ära mitte kuidagi mahtuda ei taha. Kas Koorejäätis, kes muidu on meil üsna mugav keskmik, jõuab esimest korda poodiumile või teeb kaabutriki onu Eskimo ja napsab Vanilla Ninjalt esikoha? Seda kõike hakkame kohe nägema. Esimene võistluspaar, selle avab kodurajal võistlev Koorejäätis, kes esimest korda tuli sealt alla juba sel ajal, kui lehmi lüpsti käsitsi. Vastu astub Vanilla Ninja, võib-olla pisut ootamatu, aga just tema on seni kõikidel etappidel poodiumile jõudnud. Start õnnestub mõlemil, Ninjal läheb kurvis auto käest ja masin lendab otse ees üsna efektselt Vahukoore kaussi. Magus maandumine, aga kallid punktid lähevad siin esmakordselt kaotsi. Koorejäätis kodupubliku toel tubli ajaga lõpuks finišis. Kohtunikud mõõdavad ajaks 1:68. Teises võistluspaaris näeme aga omavahel vastamisi Raksi ja Palbino Klassikut. Siin on Raks ja Palbino Klassik koos 2 eri põlvkonna meest. Noor ärimees Raks, nähes, et saab pururikka Palbino Klassiku vastu sõita, üritas kogu oma närimiskummi tagavara rahajõmmile maha müüa. Aga Palbino Klassik ei võta vedu. Sarja kõige suurema eelarvega olev klassik on seni ainult 0 teeninud. Nüüd on ta kõik mehaanikud lahti lasknud ja palganud endale appi maailma kõige kallimad insenerid otse Šveitsist. Kas see toob edu? Raks tormab hullumeelse kiirusega rajale. Võit on talt praktiliselt kindel, aga kas klassik suudab esimest korda ka finišisse jõuda? Peaaegu, et suudab, aga lõpusirgel läheb kõik jälle otse tagumistesse põskedesse. Mis siis nüüd üles ütleb? Vastus lihtne, seekord vedrustus. Kas Šveitsi doktorid saavad kohe kinga, me täna veel ei tea. Raksi aeg aga 1:28 ja tänase päeva põhjaaeg on sõidetud. Järgmises võistluspaaris näeme Härmavilli versus Muutike omavahel vastamisi. Härmavilli, kes hakkab vaikselt juba kartulisalati muljet jätma, ei ole peale avaetapi võitu enam rajale üldse pihta saanud ja on üsna keerulises olukorras. Libedal rajal, libedal tegelasel on topelt raske. Smuutikene pole nagu oma lõplikku sisu veel näidanud. Noor ja roheline ja teadagi selliseid õnn soosima ei kipu. Kurvi jõuavad mõlemad hea hooga, aga Härmavilli jälle katusel ning Smuutike hea ajaga finišis. Kordus näitab, et libe kurv on Härmaviljale liiast ning sõit lõppeb talle omaselt rehvid taeva poole. Smuutikese aeg 1:38 ei pea häbenema. Finaalikoht on üsna lähedal. Järgmises paaris vanakooli vastasseis, kus sees ootamas onu Eskimo ja Jätsiabi. Jätsiabi, kes siin peab ringi käima punnis põskedega, lubas peale surmasõlme kinnijäämist eelmisel etapil dieedile minna. Pealt näha pole justkui midagi muutunud, aga vahel on ka sisemine dieet üllatusvõimeline. Onu Eskimo vastu ta siiski ei saa, kuid juba finišisse jõudmine on saavutus omaette. Ajad onu Eskimo 1:56, Jätsiabi 1:84. See tähendab seda, et Eskimo härra finaalist väljas. Vaene mees, teades, milline naine teda kodus ootab, võib arvata, et edasi istub onu Eskimo koduarestis. Ajatabel siin teie ees. Päeva kiirem aja sõidab välja Raks, Smuutike kaotab talle vaid 0,1 sekundiga. Edasi onu Eskimo, Koorejäätis ja Jätsiabi aega ei saanud kirja ja katkestasid Härmavilli, Vanilla Ninja ja Palbino Classic, kes muu. 3. koha vastasseis viib omavahel kokku onu Eskimo ja Koorejäätise. Poodium on vaja Koorejäätisel välja sõita, sest onu Eskimo tahab ju ka poodiumit saada. Kodus tuli juba mehele kuri kõne käsuga ennast kokku võtta ja päästa, mis päästa annab. Koorejäätis kodus ei soovi aga muud kui vähemalt medalit. Onu Eskimo saab meeletult hea stardi ja võimsa hoo,
aga see ongi vanamehele liiast, ta pingutab üle, ta lendab julmalt rajalt välja, nii et kogu tuba on piima ja koort täis. Dramaatiline lõpp tema võidusõidule. Koorejäätis kruiisib lõpuni ja võtab 3. koha. Onu Eskimo nahas loomulikult olla ei taha, sest see, mis teda nüüd kodus ootab, on vaid üks õudusunenägu. Aga finaal ootab meid ees. Esimese koha peale lähevad Raks ja Smutike. Finaal on ajanud pinged loomulikult viimase piirini. Raks versus Smutike. Raks, kes peab Smutikest ikkagi vaese mehe seljanka põhjaks. Kuulis, et Smutike peab Raksi madratsiks, kelle peal on hea hüpata ja kukerpalle lasta. Nüüd pannakse vahetusvõitluses paika, kes on kes. Raks põrutab rajale nii, et juppe lendab. Uued aeroosad jäävad kohe rajale. Kes pääseb sealt ristumiselt eluga? Selge on see, et 2 autot korraga sinna ristmikule ei mahu. Smutike komistab Raksi tagumikku vastu ja lendab saltodega taevasse. Hulljulge sõit toob Raksile esikoha. Isegi laguneva masinaga suudab noor võidumees närvid korras hoida ja tulla võitjana finišisse. Kordusest on näha, et Smutikesele saab saatuslikuks hoopis rajale sattunud koorepall. Kas Raksi fännid tõesti mängisid musta mängu ja sokutasid selle takistuse rajale? Täna me seda veel ei tea, aga äkki järgmisel etapil oleme targemad. Tabeliseis tuleb siit teie ees. Esikoha võtab Raks ja 12 punkti, Kooremaalt talle ajaloo esimene etapivõit. Smutike tubli teine koht ja 10 punkti tabelisse juurde. 3. koha saab Koorejäätis, talle 8 punkti, Onu Eskimole 5 punkti, pole ka kokkuvõttes paha. Tubli sõit ka Jätsi abilt, kes saab hooaja teised punktid endale kirja ja siit Kooremaalt tuleb talle 4. Üldtabel näeb välja selline. Smutike on juhtimas 32 punktiga, Onu Eskimol vaid 3 punkti vähem, 29 ja siis tulebki juba Raks 27 punktiga. Ta sai mööda Vanilla Ninjast, kes Kooremaalt jäi nulli peale ja jätkab 26 punktiga. Koorejäätisel punkte 18, Härmaviljal 12, Jätsi abil nüüd 7 ja ikkagi jätkuvalt nulli peal meie kõige rikkam rahaboss Balbino Classic. Äkki hakkab ka tal minema, kõik ei ole kadunud ka veel tema jaoks. Oli see vast sõit ja võib öelda küll, et Hot Wheels läheb oma radade ehitusega aina ja aina paremaks. Sõidud on põnevad lõpuni välja ja võitjat ennustada väga-väga raske. Raksil on nüüd võit käes. Ega ta nüüd liiga pikka pidu ei pea. Me saame juba nädala pärast näha, kuidas Raks sellest võidupeost lõpuks taastub, sest ees ootab tema enda kodurada. Toores kiirus, ei ühtegi kurvi, ei ühtegi surmasõlme, ei ühtegi vabandust. Jätsi ralli esimene öörada, Raksi sprint järgmine laupäev täpselt kell 18:00.